Ülipopulaarne Robotex tuleb taas, täna juba käib ja homme ka Saku Suurhallis ja meil on siin robotite maaletooja on külas. Kas tänapäeval on tõesti seis selline, et me saame osta endale poest päris roboti, mis tegelikult teeb päris asju? Ja see on täiesti õige info, sul saame küll osta või siis, kui võimalik ei ole osta, siis on võimalik ka roboteid rentida. No mis selle mõte on? No üks on meil siin stuudios täna ta kohaga meil tegutseme. On see ikkagi nagu nali ja elevuse tekitamine või see on nagu mingis mõttes ka päris? Kui mingi aeg ta oli ikkagi nii-öelda klientide selliseks trikitamiseks ja tähelepanu tõstmiseks, siis täna ikkagi on nad ikkagi sedasi abiks. Robotid on abiks tööde tegemisel. Näiteks meil on see robot Bellabot, kes on nagu robot ettekandja ja robot kliendi teenindaja. Et ta kindlasti ei võta ära ettekandja tööd, aga ta pigem on restoranis abiks. Et siinkohal ma võingi rääkida, et mida see robot ettekandja Bellabot siis restoranis oskab teha. Ta juba räägib seal oma ette, ma kuulen midagi. Jah, ta ütles mulle. Ta räägib kaasa ja et ta oskab näiteks kliente, kui siseneb restorani, ta oskab kliendi õige lauani juhatada või siis näiteks köögist oskab ta viia söögid õige kliendi lauale. Et lisaks on tal ka selline funktsioon, kus ta messidel või suurtes kaubanduskeskustes oskab meie robot Bellabot siis viia läbi nii-öelda toote presentatsioone, et tal on ees selline ekraan, kuhu siis saavad neid reklaame. No kohe me vaatame. Ja ma olen kohe teie juurde tee. Juba räägib seal, jah. Kuidas see siis käib? Mängime siis mängu nagu päriselt läbi, et mina tulen nüüd restorani, teie olete nüüd ettekandja, ma teie käest tellin midagi. Ma saan aru, et seal on midagi peale pandud, ma telliks teilt, ma ei tea, mis seal on kommid või komm. Jah, mina olengi ettekandja. Tere, mina sooviks tellida, mis teil menüüs on, seda ainsat toodet, mis teil täna on? Ja, täna meil ongi kommid menüüs. Väga meeldib, mina just tahaks komme. Kas ma saaks tellida komme teil? Ja mina olen siis nii-öelda ettekandja ja saadan tellimuse kööki. See muidu toimub päriselt, aga seda me ei saa hetkel teha sellepärast, et see oleks tulnud kõik ümber programmeerida, see oleks lihtsalt liiga kaua aega. Ja, see toimub päriselt, ja. Aga nüüd see liikuma hakkamine, see nüüd... Valide kandiku uuesti. Nüüd on härra on nagu köögis ja paneb siis asjad sinna peale. Ja. Ja nüüd see, ta tea, aga mis siis juhtub, kui ma talle nüüd... Võib ma talle ette seista korra või? Ja, võib. No ma tahan vaadata, kui ma teda... Siin ma olen. No sa oled siin, aga kui ma seisan sulle ette, mis sa teed, noh? Tähelepanu, Bella on tulemas. Mis see Bella on? Sina oled Bella või? Ja, tema nimi on Bellabot. Miau, tundmatu takistus otse ees. No mis sa teed siis, noh? Olete see teie? Mina olen. Saad sa hakkama endaga või? No ikkagi. Ta läheb sust mööda. Väga kaua võtab tal aega. Miau. Väga tore, kas sa suudad must mööda minna või? Miks ta maadleb minuga nii kaua? Sa oled talle takistuseks. Sest sa ei tohi, ühesõnaga, sa pead istuma oma koha peale ootama. See on tegelikult täiesti tavaline situatsioon, et tegelikult ju baaris kohvikus kõnnivad inimesed ja keegi võib talle takistuseks tulla. Ju. Ja, aga tal võtabki mingi aeg, natukene aega, aga ta lõpuks ikkagi jõudis sinu lauani. Nii, kuidas? Tere. Kallid külalised, teie toit on valmis. Ma tänan. Esimene, kandikul on teie eine. Aitäh. Olge nõude võtmisel ettevaatlik. Kust palju räägib, jah? Ja, võtan teie kommid. Nii, ma tänan. Mis nüüd edasi peab? Nüüd sa võid lihtsalt, ta natuke aega ootab, aga ta läheb ise minema, aga ma soovitan proovi korra kõdistada ta kõrvade juurest. Aitäh. Head aega. Lõpetage mu kõrvade puudutamine. Aga nina tark ka veel, jah? Näe, räägib suga, ta oskab sinuga kaasa rääkida. Kui palju neid siis põhimõtteliselt teil Eestis on, et kas te saaksite nagu mingi koha kokku panna, kus reaalselt sellised robotid ringi müttavadki ja oma tööd teevad? Hetkel on Eestis meil paar robotit toodud nii-öelda prooviks ja mõnes restoranis nad juba lähevadki nii-öelda testimiseks. Aga Eestis hetkel neid rohkem ei ole ka Baltikumis, aga ma tean, et Euroopas on nad nii-öelda Austrias, Belgias, Saksamaal, Itaalias on nad tegelikult saanudki tööd nendes restoranides ja hotellides. Nii et nad on päriselt tööd? Ja, nad on päris töötavad, jah. Missugused need maailma kõige targemad robotid on siis, kes ka mingisugust tööd juba oskavad teha? No maailma kõige targimad robotid on, mis meie andmetel on, siis kõige targem on see robot Sofia, kes on huvitav fakt, et ta on Saudi Araabia riigi kodanik
ta on võimeline tegema nii-öelda 70 näoilmet ja isegi mingid ajakirjandusväljaanded tuleb välja, et tema on temaga neid temast on väga palju vahepeal juttu olnud. Üks selline üsna hea robot on veel olemas, nagu ma aru saan. Ja siis on veel olemas Assimo ja teine siis kolmas nagu nii-öelda järjekord või nii-öelda selles pingereas on Atlas. Boston Dynamicu välja töötatud robot, kes siis samamoodi oskab nii-öelda tagurpidi kukerpalle teha ja hästi liikuv robot on. Kas see areneb nagu piisava kiirusega see robot? Mis teie arvate, kui te sellega tegelete ise? Kas nad ei võiks juba selle aja peale neid esimesi roboteid, ma ei tea, juba aastakümneid oleme tegelikult näinud, et nad võiksid olla, nagu öeldakse, veelgi targemad, veelgi paremad, veelgi osavamad? Eks see areng on muidugi nagu meeletu ja selline ulmeline, et ja kindlasti mingi aeg võib isegi juhtuda, et sellised need lihtsamad tööd, robotid võtavadki lihtsamad tööd ära, et siis siinkohal näiteks ongi, et jälle üks huvitav fakt, et Amazon maksab täna raha oma lihtsamate tööde tegijatele, et nad leiaksid nagu uue tööandja juures õpiksid nii-öelda uusi oskusi, sest Amazon näeb ka, et mingi hetk need lihtsamad tööd võivad ära kaduda. Samas ma saan aru, et siin Jaapani ühe hooldekodu vist, hooldekodu näide on ka see, et kus tegelikult nagu reaalselt vanemate inimestega need robotid ka tegelikult suhtlevad, et inimestel, kellel nagu suhtlemispuudus on. Ja, et nad kindlasti nad vanade kodudes, nad ongi pigem aitavad nendel vanadel inimestel sellise elu lõbusamaks muuta ja ka meil on plaanis tuua selliseid enda valikusse neid sotsiaalroboteid, et me oleme neid Hollandis käinud vaatamas ja et ta ongi selline väike robot, kes aitab siis vanale inimesele meelde tuletada, et nüüd on sul tableti võtmise aeg või nüüd tuleb televiisor käima panna, nüüd algab õnne, et nad pigem aitavadki selliseks selle vanaduspõlve lõbusaks neil muuta. Ja on ka kodus kaaslasteks. Ja kuidas vanemad eakad inimesed suhtuvad sellest, kas neile meeldib robotiga, meeldib selline robotsuhtlus? Nii palju, kui mina olen näinud ja nii-öelda ikkagi video vahendusel, siis tundub, et meeldib. No kuidas te arvate, ka Robotexil, kas teie Bella bot on tõmbenumber seal number 1 või on midagi kõvemat? Ma loodan, aga eks tegelikult on see ikkagi väga põnev üritus, kuhu tasub ikkagi terve perega tulla, et seal on nii täiskasvanutele kui lastele, kui ka iseenesest on ka nii-öelda, ühesõnaga tulge Robotexile ja siis te näete, mis seal kõik toimub. Ja Bella bot on ka kohal. Suur aitäh täna igatahes tulemast. Ja.